Hääd eetikakeskustelu kuulajad! Selles saates arutlevad 3 põnevat eksperti kogukonna rolli üle ühiskondlikes uuendustes. Taskuhääling on salvestatud Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekti Tartu Maailmaülikool raames. Tartu Maailmaülikooli üritustel teevad koostööd teadlased ja kogukonnad, et leida ühiskondlikele väljakutsetele loovaid ja mõistlikke lahendusi. Mina olen Tartu Maailmaülikooli projektijuht Triinu Laan ja soovin saatekülalistele ning kuulajatele inspireerivat arutelu ja kuulamist. Ühiskondlikke uuendusi on ajalooliselt taga tõuganud väga mitmed erinevad tegurid. On olnud selleks võim ja vallutused, hiilgus, au, kasu teenimise eesmärk, kuid ometigi oleme olukorras, kus probleemid ja väljakutsed ühiskonnas pole otsa saanud. Ja nüüd on lisandunud meile uus kiht, mis on siis inimeste heaolu ja laiem avalik huvi, üldsuse huvi. Ja sellest, kuidas kogukond võiks olla ja saab olla ühiskondlike uuenduste kasvulava, me tänases podcastis räägime koos Merle, Aeda ja mina olen siis Kadri. Mina olen Kadri Kangro, olen Tallinna Ülikooli doktorant, ühiskondlikud uuendused ehk sotsiaalne innovatsioon maapiirkondades on minu uurimisteema ja minu taustaks on ka praktiline tegevus Võru maakonnas eest vedada erinevaid selleteemalisi projekte. Aga Aet, Merle, milline on teie seos selle teemaga? Tere! Minu nimi on Aet Arula-Piir ja mina töötan Valgamaa arenguagentuuris. Ametinimetuseks on mittetulundusühingute konsultant, mis tähendab, et kõik need ühingud, mis tegutsevad mitte ainult Valga maakonnas, ka seal, kus huvilisi on, kes leiavad, et minu poole on kõige lahedam pöörduda, siis on nad igati kutsutud seda tegema, ehk siis kodanikuühiskond kõige laiemas plaanis saavad minu käest küsida nõu ja abi, kui nad kirjutavad projekte. Ja viimase, ma julgeks ütelda, 4-5 aasta jooksul kerkibki järjest rohkem esile kogukondlikkus, kogukondade teema, kuidas kogukonnad oleksid aktiivsed, kaasatud omavalitsuse tasandil juhtimisse ja see just see heaolu loomine on väga selline tundlik, valus ja vajalik teema praegusel hetkel. Tervist, mina olen Merle Linnu ja töötan Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis sotsiaalse heaolu nooremlektorina. Ja minu seos selle tänase teemaga on see, et ma olen meie magistriõppekava kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu programmijuht. Mõned aastad tagasi me tegime sellise kannapöörde või võtsime ette uue valdkonna avastamise ja lõime õppekava, mille keskmes ongi siis kogukonnad, heaolu ja kestlikkus. Nii et kui Aedal on väga praktilised kogemused, siis ma olen ilmselt eelkõige targutaja ja teoreetik selles valdkonnas. No suurepärane. Ma katsun siis olla see sild praktika ja akadeemia vahel. Et pean tunnistama, et see positsioon ka väljaspool tänast podcasti vestlust meeldib mulle kõige rohkem. Aga lähemegi siit kohe sisu juurde, ehk et miks me üldse räägime hetkel sellisest teemast nagu kogukondade arendamine ja see, et kogukonnad on ühiskondlike muutuste üks võimalik nagu käivitaja, et kust see vajadus võib-olla siis tõusnud on, sest et see ei ole ju alati see tähelepanu nii selline olnud, et kuidas me siia jõudnud oleme? Kui me vaatame enda ümber ringi või et kui nüüd avada neid tagamaid, et miks meil selline õppekava Tartu Ülikoolis on, siis tegelikult me näeme, et inimeste heaoluga on vaja tegeleda. Ja me näeme ka seda, et süsteemid, abistavad süsteemid, mis on olemas, teevad seda, aga ei jõua kõike teha. Ja me näeme ka seda, et kõige paremini saavad inimesed hakkama siis, kui nende ümber on toetavad suhted ja kogukond. Ehk et tegelikult kogukond kui selline on väga vana, aga mõnes mõttes ka jälle taas avastatud viis, kuidas teha ühiskond sidusamaks, kuidas toetada inimeste heaolu, kuidas teha inimesed õnnelikumaks, ma julgeks öelda. Jaa, täiesti nõus ja eriti selle väitega, et nii nagu areng käib spiraali mööda, siis kõik uus on hästi unustatud vana.
sest vanasti ju kogukondlikkusel põhinedes meie ühiskond suuresti toimiski. Ma ei tea, miks vahepeal vajus natuke unustuste hõlma see, et kas see tõde enam pädeb. Kindlasti pädeb ja see annab võtta ka vastutuse. Igal inimesel, kes kuulub kogukonda, me muidugi, ma usun, et me jõuame tänase vestluse käigus ka selleni, missugused erinevad kogukonnad üldse olla saavad ja mida see mõiste tähendab. Aga ei ole võimalik tunda ennast hästi, ütleme, väiksemas kogukonnas, kui sa ise ei panusta. Ja see annab vastutust ja see annab ka selle ärategemise rõõmutunde kindlasti isiklikus plaanis. Ma võib-olla enda poolt tooksin siia pildile veel sellise globaalse, lokaalse dimensiooni, et me kuidagi me mõistame seda, millised on need suured väljakutsed või probleemid. Me räägime siin kliimast, me räägime võib-olla linnastumisest, rahvastiku vananemisest, et hästi sellised suured teemad, siis see, kus nad päriselt väljenduvad, käega katsutavalt tunda saab, on just see hästi kohalik rohujuure tasand, et mida see siis minule tähendab, kui mina siin täna praegu elan, toimetan, see vananev ühiskond näiteks, eks ju, et need probleemid nagu saavad käega katsutavaks just seal rohujuure tasandil ja see ongi see koht, et kas me saame neid väga suuri trende või muutusi siis lahendada ainult sellise poliitilise ja väga ülevalt alla hierarhilise süsteemi kaudu või me peame nagu leidma selliseid mitmetasandilisi lahendusi ja võib-olla see üks teema, miks see kogukondade taasavastamine või selle kogukondliku võimekuse võimaluste taasavastamine on ka tulnud pildile, ongi see, et see vahepealne lootus, et meil on nagu väga tugev avaliku sektori või riigi struktuur, tegelikult ei ole need lootused võib-olla täitunud, et me ikkagi ei saa kogu vastutust ära anda või delegeerida, öelda, et me maksame makse ja siis palun tehtagu meie jaoks nagu kõik hea, et võib-olla see ongi see selline nagu jälle selle süsteemi tasakaalu nagu otsimine, et siin on ka nagu need aspektid võib-olla. Aga kuidas meil rahvusvahelises võrdluses on, et me räägime siin küll nagu hästi Eesti kontekstis, et me tunnetame sellist taasärkamist, aga Merle, kas sa tead, et mis on see kogukondade elujõulisus ja roll sellises ühiskonnakorralduses teistes riikides? Mulle tundub, et on mõnes mõttes sellised sarnased protsessid, et rohkem pööratakse kogukonnale tähelepanu, et näiteks kui me mõtleme rahvusvahelise sotsiaaltööpäeva moto peale, siis viimased 3 aastat vähemalt, kui mitte rohkem, on hästi tugevalt toodud seal sisse just nimelt sellist ühistegevust ja kogukonda ja inimeste sellist vastastikust mõju ja heas mõttes sõltumist üksteisest, ehk et üksinda ei ole me midagi. Et mulle tundub, et rahvusvahelises plaanis on samamoodi see kogukondade teema kuidagi nagu uuesti sünd. Samas tõenäoliselt mingites riikides, kus selline ühiskondlik solidaarsus inimeste vahel on suurem, on see kogukondlikkus võib-olla vähem kadunud olnud pildilt, ma arvan, sest mõnes mõttes kõik see sotsiaalsüsteemide areng, mulle tundub, käib mingeid sarnaseid arengujooni, et avastatakse või jõutakse mingile järeldusele, mingid lahendusviisid on paremad ja siis neid kasutatakse ja rakendatakse ja siin ma arvan, et me oleme üsna samal tasemel teiste riikidega. Aga jah, et mõningate riikide puhul võib-olla tõesti Põhjamaade puhul mulle tundub, et seal on selline kogukondlikkus ja kollektiivsus kuidagi rohkem argielu osa ja võib-olla vähem on sellist, mul on hästi selline ilma andmeteta ja üldse mitte ülikooli kontekstis sobilik järeldus, et aga mulle tundub, et seal on nagu vähem sellist individualismi, mis jällegi mulle tundub Eestis on taasiseseisvumisest alates olnud ikkagi nagu väga selgelt selline valitsev, kuidas ma nüüd ütlen, hoiak või suhtumine ühiskonnas, et igaüks on oma õnnesepp. On see, mis meid on juhtinud ja kui sa oled ise oma õnnesepp, siis ei ole kogukond nii oluline, et võib-olla selles mõttes me tegeleme praegu selle kogukonna taasavastamisega või tõdemisega, et sa võid olla oma õnnesepp küll, aga sul on vaja ka teisi
selleks, et olla oma õnnesepp. Ja sina saad olla teistele see, et nemad saaksid olla oma õnnesepad. Jah, ja võib-olla on meil ka mingisugune ajalooline taak sellest, et kui me räägime sellisest ühistegevusest, eks ju, siis valusad mälestused sotsialismi ajast, kus see tähendas kolhoosi ja kooperatiive võib-olla, millel ei ole meie jaoks võib-olla positiivne tähendusväli, et noh, me oleme ikkagi tulnud sealt, kust me oleme tulnud, aga ma täitsa nagu ühinen sinu ebaakadeemilise sisetundega, sest et suheldes erinevate inimestega erinevatest riikidest ja kuulates ka mingeid ettekandeid, et mulle tundub, et just sellises vanas Euroopas ja siis Lääne-Euroopas on hästi loomulik olukordade kirjeldamisel tuua see kogukonna nagu dimensioon sisse, et me võib-olla ei oska nii hästi seda märgata ja võtta seda sellise elu loomuliku osana, et me peame ikkagi väga teadlikult selle poole pöörduma. Aga mis see kogukond on, Aed? Kuidas sina seda nagu mõistad? Et me vaatame korraks sellele mõistele endale sisse. Kui me sellele mõistele nüüd otsa vaatame, siis tegelikult need kokkusaamised, inimestega kohtumised, kus räägitakse kogukonnast, siis igal kohtumisel, igal heal kohtumisel, mis on sisukas, kõlab alguses see lause, lepime, mida me täna ja siin kogukonna all mõistame. On valdkondlikud kogukonnad, rahvatantsijate kogukond näiteks ühes piirkonnas kusagil, või on kunstihuviliste kogukond, või on mingi haridusteemaliste inimeste kogukond, ja see on täiesti okei, ma kuulun sinna kogukonda, see on minu identiteedi üks osa. Aga tihtipeale räägitakse siiski nii-öelda piirkondlikest kogukondadest, kus see, mis on su huvid või tegevuste eelistused, ei märgi rolli, vaid määrab ära see, et sa kuulud sellesse inimeste gruppi, kes elavad siin selles piirkonnas. Ja vahet see ei ole siis, kas see on tegelikult tänav, küla või endises mõistes vald, mõni endine väikevald, see tuleb omavahel kokku leppida, et mis tasemel siis. Me räägime külakogukondadest ja tihtipeale ka riigi tasandil Siseministeerium näeb neid eelkõige küla ja või siis mõne lähiküla nii-öelda liitmise tulemusena seda inimeste gruppi, kes moodustavad seal siis kogukonna. Aga iga kord tuleb kokku leppida, et kui me täna räägime kogukonnast, siis millest me räägime. Et ühesõnaga praktikuna sa näed, et see kogukonna sõna tähendab väga erinevaid asju erinevate inimeste jaoks ja selguse huvides see vajab alati defineerimist. Ja olgem ausad, ka minu jaoks tähendab, kui ma saan külaliikujatega kokku, siis ma tean, mida nad mõtlevad kogukonnal, aga kui me räägime kusagil suuremal konverentsil, seminaril kogukonnast, siis mina tahaks käe püsti tõsta, sest minu jaoks tähendab kogukond erinevas situatsioonis erinevat inimeste kogumit. Ja ma tean, Merle, et teil on oma kirjeldus või kategooriad, et mis tegelikult võiks olla abiks defineerimisel kogukonda, et äkki sa avaksid seda? Jaa, hea meelega, sest ma olen hästi nõus Aedaga, et kogukonda saab väga mitmeti mõtestada ja mu meelest ongi õige teha niimoodi, et kui sa kohtud inimestega kogukondadest või kui sa teed kohtumisi, mis on suunatud kogukondadele, siis lepitakse kokku, et mis täna on see kogukonna mõiste. Sest ega teaduskirjandus ei ole ka ühte meelt selles osas, mis on kogukond. Ja hästi sageli või ütleme nagu see kõige sellisem võib-olla intuitiivselt tabatavam ja kõige esimesena tulebki meelde see asukohapõhine kogukond, et see, mis sa siin nimetasid, eks ju, küla või vald, et see on kuidagi nagu selline traditsiooniline ja ma arvan, et me kõik teame kas oma kogemusest või kellegi teise kogemusest häid ja halbu näiteid, mida see kogukond saab teha ja ei saa teha. Aga lisaks sellele tegelikult me saame rääkida tõesti väga paljudest ka teistsugustest kogukondadest. Näiteks me saame rääkida huvipõhistest kogukondadest, kus inimesi ühendab mingi huvitegevus. Seesama näiteks rahvatantsu näide, mis sa tõid või ma ei tea, lugemisklubid näiteks võivad olla kogukonnad või koerte omanikud. Siis me saame rääkida rahvuspõhistest kogukondadest või kultuurikogukondadest või usukogukondadest, kus selline, kuidas ma nüüd siis ütlen, osa identiteedist, mis on seotud kas keele või kultuuriga või religiooniga, on see, mis inimesi ühendab. Ja siin tuleb tegelikult ka
olla tähelepanelik, sest mitte kõik samast rahvusest inimesed ei ole üks kogukond, vaid ikkagi see kogukond koosneb nendest inimestest, kes jagavad mingit ühist eesmärki, ühist kultuuri võib-olla ja kes on teatud mõttes nagu kokku leppinud selles, et nad on kogukond või kes tunnevad üksteist, mis tähendabki seda kokkulepet. Ja siis me saame rääkida veel praktikakogukondadest, ehk et inimesed, kes töötavad ühes ja samas kas valdkonnas või erialal või on seotud mingi teemaga, me saame rääkida õpetajate kogukonnast, sotsiaaltöötajate kogukonnast, me saame rääkida algatuste kogukonnast, et need on inimesed, kes on tulnud kokku selleks, et kutsuda esile mingi muutus ühiskonnas. Need kogukonnad võib-olla on teistega võrreldes lühiajalisemad, võib-olla nad lähevad üle mingiks teiseks kogukonnaks, võib-olla lõpetavad oma tegevuse, kui nad on oma algatuse ellu viinud. Ja siis me saame rääkida veel ka staatusepõhistest kogukondadest, ehk et inimestest, kes on mingis konkreetses olukorras, mis neid ühendab, näiteks Ukraina põgenikud, või neid võiks nimetada Ukraina põgenikud Eestis, neid me võiksime nimetada staatusepõhiseks kogukonnaks, sest nad on tulnud sõja eest siia pakku, aga jällegi mitte kõik Ukraina põgenikud, kes meile on tulnud, ei ole üks kogukond, vaid nad kuidagi ikkagi loovad mingeid suhteid omavahel ja on kuidagi omavahel tuttavad. Ehk et tegelikult võib-olla ei olegi nii tähtis nii-öelda see kogukondade klassifitseerimine, kuigi klassifitseerimine aitab meil maailma mõista, et kas see on või see ei ole kogukond. Aga kogukonna puhul võib-olla on hea mõelda, et mis siis teeb mingid inimesed kogukonnaks, et mis see on, mille puhul me ütleme, et need rahvatantsijad on kogukond ja need teised jällegi ei ole. Või ma korraks segan vahele, eks ju, et seesama, näiteks see näide, et raamatu huviliste kogukond, et kas kõik, kellele meeldib raamatut lugeda, ütleme, et kõik Eestis elavad inimesed, kes meeldivad raamatut lugeda, et kas nemad on siis kogukond, eks ju, ilmselt mitte, et mis see siis on, mis seda teeb? Ega seda ongi hästi keeruline nagu üheselt defineerida. Aga võib-olla üks selline lihtne viis mõelda kogukonnast on see, et kas ma tean nende inimeste nime ja kas ma märkan, kui need inimesed on puudu. Ehk et kas mul on nendega suhted ja kas ma olen nad nii-öelda nagu fikseerinud enda jaoks, et kui me oleme raamatu lugejad, siis kus on see koht, kus me kohtume ja räägime raamatutest, kas see on internet, kas see on füüsiliselt mõni koht ja kes meil sinna siis tulevad, kas me tunneme kõik üksteist ja kas me märkame, kui keegi on puudu. Et võib-olla nagu sellised informaalsed suhted inimeste vahel on tegelikult see, mis kogukonda seletab või ütleb, et kas on kogukond või ei ole kogukond, kui meil on vaja öelda, et kas on kogukond või ei ole. Ehk et mingi kontrollküsimus võiks olla, et kas mul on vaja neid suhteid või kas mul on seda inimest vaja, et tunnetada, et kas me kuulume ühte kogukonda või mitte, või me lihtsalt oleme mingisuguse tunnuse järgi võib-olla samasugused, aga me ei pruugi moodustada seetõttu kohe kogukonda, et meil on mingid sõjapõgeniku staatus, lugemishuvi, elukoht kuskil, et siis kogukonda ikkagi pigem defineerib see üksteisest sõltuvus. Jah, just mõttes. Selline sõltuvus, heas tähenduses sõltuvus või selline vastastikus võiks öelda, et me oleme üksteisele olulised ja me oleme üksteisele kasulikud ja me võime üksteist aidata sellistes argielulistes asjades. Ehk et ja siin on see hästi laias tähenduses, et mitte ainult see, et mul on soola ja sul on porgandit ja me kahe peale saame suppi keeta ja siis me oleme kogukond, mitte päris see, aga et ka selliseid oma kuuluvusvajadusi ja oma huvipõhiseid vajadusi me saame teiste inimestega suheldes rahuldatud, nad on meile olulised ja siis me saame öelda, et see on see kogukond ja tegelikult need suhted seal kogukonna sees, see kogukond ei ole sõpruskond, me ei pea kõik olema hästi tihedalt üksteisega seotud ja hästi tihedalt üksteisega kogu aeg suhtlema, piisab sellest, kui me teame, et need inimesed on sama valdkonna nii-öelda fännid või see sama valdkond, mis on minu jaoks oluline, on ka nende jaoks oluline ja kui on midagi vaja, siis läbi nende kontaktide me saame midagi koos teha. Väga sellisest praktilisest argielulisest kuni ühiskonna muutmiseni välja.
Kuidas Aet sulle tundub, et Merle tõi kergelt juba sisse selle teema, et kogukonnad tekivad, hääbuvad, ehk et nad ei ole staatilised üksused, et kuidas sa võib-olla oma praktilisest vaatest seda näed või koged, et kui oluline või kui iseloomulik on kogukondadele selline sündimine, hääbumine? No eks kogukonnad on ju formaalseid kogukondi ja mis põhineb ka informaalsetel suhetel, nagu Merle ütles, aga on ka täiesti selliseid tahtmisepõhiseid, et me ei pea tegema selleks, et koos käia, me ei pea looma külaseltsi nii-öelda juriidilise kehaga, juriidilise isikuna, et vaid piisab ka mõnikord sellest, et me lihtsalt käime kokku, ajame oma asja, see peab olema tahtmispõhine, sest vahet ei ole, kas see on siis formaalselt moodustatud juriidiline isik või lihtsalt nii-öelda seltskond, kes käib kokku ja leiab, et tegutsetakse ühe asja eest, siis vägisi koos ei hoia ja igasugustel inimrühmadel ja koos käitumisel, koos käimisel on ju oma süsteem, oma struktuur kujuneb tahes või tahtmata, keegi on liidripositsioonil, keegi on praktik, keegi on visionäär seal sees ja samamoodi ma julgeks ütelda, et selle inimrühma psühholoogia ju kehtib nii nagu ka tegelikult organisatsiooni arengule omased tunnused, eks ju. Ja see, et vahepeal käiaksegi maha ja võetakse rahuaeg ja me mõnda aega ei saagi kokku ja ei tegutse, ka see käib asja juurde. Et see rühmitus siis, mida nimetada siin kogukonnaks, kas ta siis ärkab uuele elule või moodustub uus, see lihtsalt näitab, kas see eelmine töötas või mitte või kas selle järgi on vajadust või mitte. Ehk et tegelikult reageerimine mingitele ka välistele oludele, ehk et see näitabki sellisele kogukonna kui ühiskonna üksuse niisugust dünaamilisust ja mõnes mõttes spontaansust, eks ju. Ja siis kui me räägime praegusel hetkel, nii nagu meil Siseministeerium leiab, et oleks vaja neid piirkondlikke kogukondi nüüd aktiviseerida, et nagu ka külakogukondade puhul saab rääkida erinevatest arengufaasidest ja sellest, et mõned on nii-öelda valged laigud või siis uinuvad kogukonnad, kus ei toimu midagi, siis tegelikult praktikas vägisi neid uinujaid ei käivita, sest mõned võib-olla tahavadki rahus ja vaikuses olla. No mida ma siis lähen sinna külamajja, mida iganes asju toimetama või koos teistega ma tahangi olla üksi ja rahus ja vaikuses. Võib-olla on minusuguseid meie külas veel 10 tükki ja me ei teegi midagi, sest meil ei ole vajadust. See on see introvertide kogukond, eks ju? Ei, võib-olla ka see, et ta võib täiesti ekstrovert, aga ta käib kodus puhkamas. Ja kui ta leiab, et ma tööalaselt olen nii hõivatud ja siis ma ei taha oma nii-öelda, kui ma saan oma erinevad teenused kätte ja mul ei ole vaja, aga kogukonna käivitajateks, nii nagu me oma heade kolleegidega naerame, et kuidas käivitada ühte külakogukonda. Viska ette kas ühine vaenlane või tekita probleem. Ja kõik ärkavad kohe. Seda me näeme ju väga sageli, eks ju, et ja need on nagu need, millest võib-olla ka Merle siin mainis, et ka need nagu liikumised, et nagu sotsiaalsed või ühiskondlikud niisugused suuremad liikumised, aga ma võib-olla tooksin sellise dünaamilisuse näitena võib-olla ka selle, kuidas me üldse ühiskonnana reageerisime aasta aega tagasi Ukraina sõjapõgenikele, et kuidas see, kui tuli ülikiiresti väliskeskkonna muutusele reageerida, sõjapõgenikke vastu võtta, neid abistada, siis kuidas selline fikseeritud või suhteliselt jäik avaliku sektori struktuur, seal ei ole seda paindlikkust ja dünaamilisust, eks ju, et seda puudujääki kompenseeris, siis tõesti see iseorganiseerumise võime, mis kogukondadele kuidagi tundub olevat loomuomane, see, nagu sa nimetasid ka, et tekivad mingid liidrid kuidagi, mingid rollid loksuvad paika, et see ei ole ju mingite määruste või reeglitega, vaid see kujuneb, eks, et seal see kogukonna jõud või väärtus oli väga suureks abiks selleks, et me
ühiskonnaga toimimises mõttes saaksime jätkuda üsna stabiilselt, ehk et me ei kukkunud auku kuhugi, et sellest ei tekkinud nagu väga suurt probleemi, et ühel hetkel on meil tuhandetes, kümnetes tuhandetes inimesi, kes vajavad abi, et see mõnes mõttes see nagu inimlikkus oli see käivitav jõud, unustati ära sellel hetkel ka, ma ütleks, turunähtamatu käsi ja bürokraatlikud võib-olla piiritlemised või ütleme piirangud ja inimesi lihtsalt aidati just nimelt sellest kogukonna mingisugusest lättest tulenevalt, ja siit ongi see küsimus võib-olla, et mis on ikka, et proovime nagu mõelda sellele, et mis on see kogukonna ressurss, eks ju, me sageli kuuleme, et kuidas kasutada kogukonna ressurssi, aga me ei oska tegelikult väga hästi seda nagu purki panna ja öelda, et vaadake, et siin on kogukonna ressurss, et Merle, kuidas te tudengitega seda mõtestate võib-olla? Tegelikult on kogukonnal hästi palju ressursse ja kogukonna võib-olla kõige lihtsamalt öeldes, et mida siis selle purgi sisse panna, mille peal on silt minu kogukonna ressursid, et kogukonna ressursid on kogukonna inimesed, eelkõige inimeste suhted ja eelkõige ka selline erinevad oskused, mis inimestel on. Selline ressursipõhine lähenemine kogukondadele ongi üks selliseid praeguseid kaasaegseid lähenemisi kogukonna arendamisele, et probleemid ja mured küll võivad kogukonna käima tõmmata, aga ainult probleemidega tegelemine väsitab. Ja siis tekib nagu see, et ja mõned probleemid ei ole ka kogukonnale lahendatavad, sellepärast et nende lahendused on kuskil mujal struktuurides või süsteemides. Nii et tegelikult jah, selline kogukondade vaatamine kui ressursiallikatena ja kusjuures neid kogukonna ressursse saab vaadata hästi avatuna ja tõesti selliste inimeste elu toetavate võib-olla pisikeste asjadena, mille peale me ei mõtle ja ma arvan, et seesama, Kadri, mis sa rääkisid, see Ukraina põgenike abistamine, et see oli õudselt hea näide sellest, kus inimesed leidsid üles need ressursid, mis neil on, mida nad saavad panustada, alates materiaalsetest ressurssidest, eks ju, me teame, kuidas vabatahtlikud olid tegelikult hädas kogu sellise inimeste abistamiseks toodavate asjade sellise ärakasutamisega. Just nimelt ärakasutamise, jagamise, hoidmise ja kõige sellega, aga ka näiteks ma ei tea, keeleoskus, kes oskas vene keelt, kes tundis kedagi, ehk et võib-olla ka sellised asjad, millele me ei mõtle kui ressurssidele, et kui ma oskan näiteks hästi kududa, siis ma saan sellega panustada, siis on see minu panus kogukonna ressurssidele, sest võib-olla kellelgi on vaja sokke, et mis iganes, et tegelikult nendes kogukonna ressurssides on ka selliseid, me saamegi teda vaadata hästi, hästi kirjult ja hästi mitmekesiselt, kuni selleni välja, et inimesed, kes on kogukonna liikmed või kogukonna osad või kes tunnevad ennast selle kogukonna liikmena, et neil on ka professionaalsed teadmised, mida nad saavad rakendada näiteks mingites oludes kogukonna heaks. Võib-olla näiteks kogukonnas on professionaalne maaler, kes võib aidata remontida või on veebidisainer või advokaat. Ehk ühesõnaga oskused ja teadmised, mida me kasutame oma sellises professionaalses töös, saavad tulla abiks ka kogukonnas tegelikult. Ühesõnaga jah, kogukonna kõige suurem ressurss on inimesed ja inimeste oskused. Samas muidugi mängivad rolli ka needsamad organisatsioonid, eks ju, millest Aet rääkis, et kas seal on olemas MTÜ, sest mingeid asju sa saad teha ainult siis, kui sul on see juriidiline keha ja on seda ka vaja kas luua või leida see üles. Ja ka tegelikult kogukonna ressursid on ka, kui me vaatame sellist asukohapõhist kogukonda, kas see füüsiline ruum, kus see kogukond on, mis seal on, mida seal saab teha, kus on kogukonnas sellised koosolemise kohad või eelkõige koosolemise kohad ja suhtlemise kohad, et ka need on kogukonna ressursid. Aga mulle tundub, et kõige olulisem on ikkagi need inimeste ressursid, et kõik seda muud on võimalik ju saada ja luua, aga inimestega
nemad on nagu kõige tähtsamad. Ma markeeriks ühe nagu sellise ressursidimensiooni ka ära, mis minu meelest viimasel ajal just sellises praktilises päevapoliitikas ju esile kerkib, on tavad, kombed, kultuur, identiteet, eks ju, et me tihti võtame seda midagi iseenesest mõistetavane, see kuskilt tuleb meile, aga see, et see tegelikult on meie ressurss, mis aitab meil mingeid asju ühiselt toimetada, sest et meil on mingid mustrid ja kombed, mis hõlbustavad seda koos tegutsemist. Absoluutselt selline, piltlikult öeldes talupoja tarkus või ütleme toimimisviisid, kuidas me saame hakkama mingites olukordades, mille peale me ei mõtle, aga me teame, Ja me saame sellest siis aru, kui me näiteks, ütleme, mingi külakogukonda tuleb uus inimene, kes ei tea neid tavasid ja kombeid ja järsku teeb mingeid asju teistmoodi ja siis see võib tekitada sellist põrkumist ja siis me märkame, meil tegelikult on mingisugune varjatud ressurss, mida me isegi ei märka, mis on aidanud meil koos toimimist. Aga Aet, kui sa nüüd just vaatad oma sellisest tööpositsioonist lähtuvalt, et kui sageli sa põrkud kokku sellega, et kogukonna ressursiks kiputakse pidama valdavalt vabatahtlikku tööd ja kõik see teine rikkalikkus, millest Merle rääkis, on jäänud kuidagi varju või kas sa näed nagu, et seda kogukonna ressurssi mõtestatakse nii põnevalt, kui Merle seda praegu kirjeldas? Tead, see on nii ja naa, eks ju, ressurss on ju ka aeg, mida ma saan panustada. Kui need minu ressursid, mida ma saan panustada, on minu isikuomadused, minu oskused ja teadmised, siis ilmselgelt mul kulub ajalist ressurssi vähem kui mõnel teisel, kes seda sama ülesannet teeks. Ma ei julge loomulikult kujunevad igas kogukonnas välja need nii-öelda, need, kes tulevad ja panustavad võimalikult palju oma aega, kes osalevad iga ürituse korraldamise juures, igal kokkusaamisel, ühel hetkel see ammendub. See persoon põleb läbi, tekivad tal muud huvid, mis iganes asjad. Aga et selles suhtes see aja panustamine peab olema täiesti mõistlik ja teadlik. Et ma võib-olla, hästi lihtsustades, ma iga küla simmanit ei pea organiseerima, ma igal küla simmanil ei pea pileteid müüma, võin mõne vahele jätta ja puhata. Aga aeg-ajalt ka need eestvedajad võib-olla kipuvad seda unustama, aga seda pigem juhul, kui, ma ei taha öelda halvustavalt, aga kui sellest kogukonna eestvedajatest on saanud natukene padjaklubi. Et meil siin on kombeks nii, et Malle müüb meil iga kord pileteid. Siis on probleem. siis on kaks varianti, kas me nüüd vahetame välja Malle või me vahetame või ei müü pileteid või me vahetame välja selle, kes ütleb, et meil on kombeks nii ja teistmoodi me ei tee. Aga seda sekkuda, palju lihtsam on ju lüüa käega, meil on alati nii tehtud, nemad on teinud, las nad toimetavad. Ma ei ole kindel, kui kaua selline kogukond pikas ajaperspektiivis välja veab. Nüüd ma arvangi, et siit võib olla üks selline mõte, mida ka kaasa võtta, ongi see, et kui teadlikud on kogukonnad ise oma ressurssidest, et kindlasti aitab selline teadvustamine, mõtlemine, hetkeks võtta see aeg ja mõelda, et mis on meie kogukonna ressursid, kindlasti ka sellel kogukonnal leida selliseid uusi võimeid ja jõudu, et sageli me võib-olla ka kipume suhtumegi võib-olla liiga pinnapealselt ja ma loodan, et siin tulevased ja praegused kogukondade arendajad, kes ka õppekaval läbinud, on selleks nagu abiks, et pakkuda seda know-how'd, kuidas seda teha, sest ega see ei ole ka nii, et tuleme kokku ja mõtleme, et veidikene sellist tarkust on sinna juurde vaja, et ma arvan, et see ongi selline hea sümbioos, kus saab ka tekkida selliseid koostöövorme, ütleme, spetsialistide, ekspertide ja siis sellise kogukondliku initsiatiivi vahel ja võib-olla kui ma oma mätta otsast vaatan, mis puudutab sellist sotsiaalset innovatsiooni, sageli tuuaksegi välja, et miks kogukond on selline reservuaar või allikas uuendustele, et ta lisab turu ratsionaalsuse ja avasektori niisuguse hierarhilisuse või vastutuse kõrvale selle südamekihi või selle emotsiooni ja selle väga inimlikkuse kihi, et mida ei ole
nendes turujõududes ja mida ei ole tavaliselt ka riigiaparaadis, aga mis on olemas just selles kogukonna tasandil, see teatav niisugune solidaarsus, emotsionaalsus, see et sa teed neid asju mitte sellepärast, et see on kuidagi alati ratsionaalne või sa pead seda tegema, vaid sa tunned, et ma tahan seda teha, sest et nii saab nagu parem, on ju. Jaa, seal peab olema juures see aspekt, et ma teen seda sellepärast, et ma saan sealt midagi, ehk et see on üks osa sellest kogukonna tundest või miks inimesed toimetavad kogukonnas, et see on neile oluline ja kuidagi nagu see jagatud kogukonna tunne või need jagatud väärtused või see jagatud eesmärk annab kuidagi sellise nagu teadmise või turvalise võrgu mulle, et ma saan midagi vastu ja see on hästi, ma arvan, sellisel mittemateriaalsel tasandil. Jaa, me võime vahetada nii-öelda ressursse ka materiaalsel tasandil, eks ju, porgandit ja soola ja me oleme kõik rõõmsad. Aga seal juures on veel see miski, seesama, mis sa ütlesid, Kadri, et see miks ma seda teen. Ja ma arvan, et kui see on selline jagatud miski, miks ma seda teen, ja tõenäoliselt see ei ole väga selgelt välja öeldud, siis on ka suurem tõenäosus, et eestvedajad ei väsi, sest eestvedajate väsimine on hästi tõsine teema kogukondade juures, inimesed, kes on töötanud kogukondadega, see on minu meelest üks läbiv teema, mida nad räägivad, et eestvedajad väsivad, aga see tähendab seda, et kui vaadata kõrgelt ja kaugelt, on ju, ja analüütiliselt öelda, et eestvedajal on olnud liiga suur koormus. Ja seal võib-olla ei olegi seda kogukondlikkust nii palju, sest selline ideaalmudel võiks olla selline, et ka selline eestvedaja roteerub. Mingeid asju veab eest üks inimene, mingeid teisi asju veab keegi teine ja siis tuleb keegi kolmas, aga see tähendab seda, et see kogukond peab olema ka avatud uutele inimestele, sest ühel hetkel ju, ütleme nii piltlikult, et kõik need aktiivsed liikmed on oma ringi peale teinud, kes siis järgmisena üle võtab. Üks naljakas näide ühest, mitte küll otseselt kogukonnast, aga ühest ühingust, üks proua ütles, et hea küll, et mina panen nüüd tegevused kokku, aga jätkab mu tütar, mille peale teistel kerkisid kulmud juuksepiirini, et et see on nagu pärandatav amet või? Sünnijärgne, eks ju. Ja sünnipärane õigus on olla MTÜ juhatuses. Ja ma arvan, et me peamegi tegema oma mõtetes selget vahet organisatsiooni ja kogukonna vahel, et organisatsioon võib olla ka kogukond, aga iga kogukond ei pea olema organisatsioon, kui ma nüüd ütlesin õiget pidi. Ja. et just, et see kogukond peaks pakkuma just seda turvavõrku, et kui ma väsin või mu elus juhtub midagi ja ma praegu ei saa pileteid tulla müüma, siis keegi nopib selle ülesse ja müüb ise need piletid ja simman toimub, mis on meile kõigile oluline. Ja ma arvan, et siin on äkki keeruline, siin võib-olla tulebki see individualism mängu ja kuidagi nagu selline harjumus, selline liidritel toetumise harjumus või et peab olema juht ilmtingimata. Mingi hierarhia nagu peaks olema. Just. Sest igal pool on juhid, koolil on juhid ja ülikoolil on juht ja asutusel on juht ja kuidas siis kogukond ilma juhita on. Aga tegelikult võiks proovida täiesti ilma juhita elamist ja vaadata, mis siis saab. Absoluutselt, eks ju, see on see kiht, kus on see nagu võimalik, eks ju, see on see vabadus ja loomingulisus, mida see kogukonna dimensioon pakub nende teise kahe sfääri kõrvale, ja see on ka see, kus kohast ka need uuendused tulevad, et kus saab ka seda eksperimenteerimist teha üsna turvaliselt ilma, et sellega võib-olla liiga palju busse, eks ju, paneksid, et me siin oleme nagu rääkinud, et see kogukond, kui ta on niisugune erk, toimiv, ta suudab mobiliseerida siis oma liikmete tarkust, kogemusi, eks ju, ka varalisi ressursse mingites tingimustes, et see loobki selle pinnase, miks me saame rääkida kogukonnast kui võimalikust muutuste tekkimise ruumist, sest et see varieeruvus, mida need väiksed killud nagu loovad, et see on palju suurem kui sellistest väga jäikades või ütleme teistmoodi piiritletud süsteemides, et ma saangi vaadata, et okei, meil on, võtame mingi kliimaväljakutse, mingi keskkonnateemaline probleem, et
niimoodi kaugelt eemalt süsteemi vaatest ei oskagi ju tegelikult täpselt teada, et mis seal nendes tingimustes võiks olla see kõige mõistlikum lahendus või see siseturvalisuse teema täpselt samamoodi. Kriisivalmidus, eks ju, et see, milline on selles konkreetses kohas, ajas see kõige mõistlikum nende erinevate jupikeste kombinatsioon, et kuidas see Lego kokku panna, eks ju, sõltub täpselt sellest, et mis sul seal valikus on ja need kombinatsioonid on erinevates ruumides, kohtades, aegades ka ju erinevad. Ja just see, et kuidas me nagu looksime seda võimalust, et me ühelt poolt inimestena mõistaksime, et meil on nagu see ka elanikena see vabadus seda ja vastutust võtta ja midagi sellist hakata ise ka teadlikult nagu kasvatama ja teist poolt, et kuidas meie võib-olla ka siis süsteemid, struktuurid nagu annavad selle paindlikkuse, et võib-olla kui siin nüüd jutu lõpetuseks korraks, et mis on need praktilised mõtted meil, et kuidas me saame seda kogukondlikkust ja kogukonna potentsiaali siis võib-olla paremini ära kasutada? Jaa, no ma arvan, et kõik algab suhetest, et kogukonnas peavad olema sees suhted, siis me saame rääkida, et tegemist on kogukonnaga, see tähendab seda, et üksikisiku tasandil ma peaksin tundma oma naabreid või ja teadma ja rääkima nendega ja teadma, mis on nende ressursid ja mis on minu ressursid ja kuidas me saame neid võib-olla ühise hüvangu heaks kasutusele võtta, nagu me räägime näiteks asukohapõhistest kogukondadest, eks ju, et kui me räägime kriisivalmidusest, siis see läheb tegelikult selliste asukohapõhiste või geograafiliste kogukondade juurde tagasi, eks ju, et kui ma elan kortermajas, kas ma tean oma naabreid, kas ma tean, kellel on gaasipliit, kui mul on elektripliit, kas ma tean, kellel on ahi majas. Et ühesõnaga, et see, mida me saame teha, on õppida tundma inimesi enda ümber, võib-olla ka kuidagi kõlab nagu tobedalt, et sõlmida nii-öelda leping üksteise abistamiseks, aga sisuliselt see üksteise tundma õppimine seda tähendab. Et ma tean, kellel mis on, ma tean, mida mina saan anda. Ehk et, ja see selline rääkimine ja see, et me oleme kõik võrdsed ja ühel hetkel võime olla hädas ja saame üksteist aidata, see tegelikult ongi see võib-olla selle kogukonna sellise universaalsuse võti, et keegi ei ole hierarhiliselt kellestki kõrgemal, et võib-olla see on see, et mismoodi saaks kogukond olla sellistele uutele algatustele avatud, sa tunned inimesi ja sa tead, mida on vaja teha. On see siis ühine rõõm või ühine mure, mille jaoks on vaja midagi teha. Mul tuli üks näide kohe selle peale meelde, et Inglismaal, kui oli siis 2008. aasta majanduskriis ja väga paljud kohalikud kõrtsid pidid oma uksed kinni panema ja ei olnud siis riigi poolt mingeid abipakette, mis oleks siis aidanud neil vee peal püsida, mistõttu suurenes oluliselt nendes kogukondades ka sellised muud mured, sotsiaalsed mured ja siis vaadati sisse, et okei, et meil vist on soodsam toetada, et need külakõrtsid toimetaksid, kui et tegeleda nende tagajärgidega, lihtsalt, et selles ühiskonnas on see nii-öelda ankurinstitutsioon, kus need tutvused tekivad, kus need ühendused tekivad, siis kujunenud võib-olla ümber nende pubide, aga just nimelt seesama näide, et sul on nagu mingi komme ja mingi tava tunda, kellega sa kuidagi koos eksisteerid ja kui see ära lõigata, siis tegelikult ollakse nagu hädas. Aga mis sa arvad, et just võib-olla avasektori poolt, et mis on need võimalused, et kuidas ka avalik sektor saab toetada seda, et kogukonnad tunneksid ennast tugevamalt ja võib-olla ise ka nagu mõistaksid seda oma rolli? Enne kui ma avalikust sektorist räägin, siis ma tahtsin Merle näitena edasi minna, et selleks, et korteriühistu näite puhul asjad toimivaks, mine kõigepealt üldkoosolekule. Siis sa vähemalt näed, kes seal veel käivad. Aga avaliku sektori puhul mul on selles suhtes hea meel, et ma tean, et meil Lõuna-Eestis asjad järjest paranevad. Avaliku sektori puhul, nii nagu ma eelnevalt mingil hetkel mainisin Siseministeeriumi, siis Siseministeerium
on võtnud endale suuresti südameasjaks selle, et just nimelt heaoluvõrgustikud hakkaksid kõikides omavalitsuste piires toimetama. Mida see siis tähendab? Ma tean, et meil Valgamaal, Valga vallas on lausa üks ametnik, kes kaardistabki kogukondi. Esiteks ta soodustab kogukondade koostööd, ehk siis ta kutsub neid kokku, tal on vahendid, et oleks koht, kuhu saavad üle valla, sest sinna kuulub, ma arvan, et hea mitukümmend erinevat kogukonda, külakogukonda eelkõige. Ta loob need võimalused, ta paneb need kogukonnad omavahel suhtlema ja samas toimub kogukondades sees kaardistamine ka sellel tasemel, et kui sa ei ole ka aktiivne nii-öelda külaliigutaja, aga sul on olemas näiteks mingisugune tehniline võimekus minna appi, kui teed on nii täis tuisanud ja memme juurde ei pääse ei päästeauto, ei keegi teine, et nad natukene peavad silmas neid ilmastikuoludega seotud kriise. Oluline on armastada seda kohta ja inimesi, kus koos ollakse, sest kui selles kohas inimesi ei ole, siis mis kogukonnast me räägime, eks ju. Ja seda on vallad tihti märganud. Hästi hea on see nii-öelda avatud valitsemise tava, kus kogukonnad saavad ka näiteks volikogude juurde oma ettepanekutega minna ja loomulikult ka kaasavad eelarved, mida hästi palju rakendatakse, mis tegelikult, nagu praktika on näidanud, vist juba aktiviseerib inimesi täiesti personaalsel tasemel, et ahaa, aga ma saangi esitada oma idee ja midagi ära teha, midagi sellist, mida on väga vaja. Ja nende kaasava eelarve algatuste või nende mudelite osas me võiks täitsa eraldi saate teha, et see on hästi põnev teema, sest et tegelikult see on ka näide, kus saab ka puusse väga hästi panna ja kus saab kogukonnad väga vihale ajada ja võitlusesse nad suunata, et seal peab olema väga avaliku sektori poolt, kes siis seda välja käib, selle võimaluse hästi teadlik just nimelt nende kogukondade iseärasustest ja mida ta tegelikult selle eelarvega saavutada tahab, et ma tean just Helsingi näitel, et kus Helsingis on väga pikk ja põhjalik see kaasava eelarveprotsess ja just see osa protsessist, mis toimub enne seda nii-öelda hääletamist, et kus on väga palju erinevaid koosloomet toetavaid võimalusi keskkondi tehtud, et tõesti saaks tekkida see dialoog, see arutelu probleemide ümber, mida oleks vaja lahendada, et enne veel, kui me tormame hääli püüdma, oleme me siiski seda teadlikkust ja seda mõistmist ka nendest väljakutsetest nagu kasvatanud ja nad ütlevad selle kohta, et see on nende eelarves kõige väiksema mahuga, numbrilise mahuga rida, aga kõige suuremat ajaressurssi nõudev rida ja nende jaoks ei ole mitte küsimus selles, et nad ei teaks, kuhu on vaja Helsingis panna pingid, vaid just nimelt, et sellel on see eesmärk inimesed kokku tuua ja kasvatada usaldust ja kasvatada dialoogi avaliku sektori ja kogukonna vahel, nii et see on see mõtestamise koht puhtalt. Mis näitab, et kui kohalikud omavalitsejad unustavad ära sellise hierarhilise valitsemise mudeli ja lähevad koosloome mudeliga kaasa, et siis eesmärk tegutseda on meie kõigi parem elu siin, siis võivad hakata head asjad sündima ja siis saavad ka kogukonnad kaasa rääkida, mis hoiabki neid rohkem elujõulisena. Just, ja siit on nagu hea tuua sisse see ka kolmas dimensioon, et võib-olla tekib kuulajal mõte, et okei, aga kuidas see erasektor siia nagu puutub, siis väga paljudest ka sellistest kogukondlikest algatustest võivad välja kasvada oma väiksed ärimudelid, ehk et me saame rääkida ka siin sotsiaalsest ettevõtlusest või lihtsalt vastutustundlikust ettevõtlusest, sest ka ettevõtted kui kogukondade nii-öelda osalised saavad läbi mõelda selle, et milline on nende mõju siis kas oma kogukonda või laiemalt ühiskonda, ehk et minule tundub küll, et ka see teema on praegu väga aktiivselt nii-öelda tõusuteel ja seal tuleb just nagu sellised huvitavad küsimused, et kuidas seda ettevõtte ühiskondlikku mõju mõõta, et me juba võib-olla natukene adume, et mis on see kliimamõjude mõõtmine, et me räägime hästi palju sellisest rohepöördest selles mõttes, et kuidas luua oma tegevusega võimalikult vähe kahju ja pigem siis üldse mitte kahju looduskeskkonnale ja ma usun, et selles tuules jõuame ka peagi nende aruteludeni, et kuidas mõjutada ka läbi ettevõtte
ettevõtluse ühiskondlikke väljakutseid, et mitte ainult siis keskkonna väljakutseid, aga see on kõik selline hästi värske ja põnev teema, mis alles koorub ja avab ennast, nii et ma arvan küll, et siin on nagu iga nurga pealt on võimalik natukene ka seda maailma paremaks teha igaühel. Absoluutselt ja ei maksa unustada, et kohalik ettevõtlus on ka kogukonna ressurss, et seesama Inglismaa pubide näide, mis sa tõid, Kadri, eks ju, et see näitab, kuidas saab ära kasutada nii-öelda ettevõtlust, mis koha peal on, selleks, et tõsta inimeste heaolu seal kogukonnal. Võib-olla üks asi veel, et tegelikult suhteid kogukonnas tuleks luua nii-öelda headel aegadel. Sest siis, kui on kriis, siis tegelikult inimesed mobiliseerivad ennast, mobiliseeruvad, hakkavad toimetama ja tegutsema niikuinii, aga see toimetamine ja tegutsemine on suure tõenäosusega efektiivsem, kui neil on enne need suhted olemas, et kui sa tead, kellega koos sa hakkad seda vankrit vedama. Kriisiolukorras ei pruugi olla aega enam tundma õppida ja suhteid luua, et selles mõttes tuleks vist iga päev mõelda, et kuidas mu kogukonnaga on, turgutada oma kogukonda, et ta oleks olemas. Aet, mis sina kaasa annad kuulajatele sellest vestlusest? Merle ütles nii ilusti, et ma jäin sõnatuks. Tegelikult õige mõte on selleks, et asjad töötaksid, tuleb pidevalt kontrollida, kas õli on hammasrataste vahel piisavalt ja kõik muud asjad. Suhted ja nende hoidmine eelkõige. Ja see, et leida endale kamraade, kellega oma häid ideid ellu viia. Just, ja mina võib-olla tõmbaks otsad kokku mõttega, et me vähemalt oleme püüdnud siin tõestada, et kogukonnas on peidus väga kihvt ja võimas ressurss, aga selle ressursi rakendamine meie kõigi heaolu hüvanguks vajab mõtestamist, teadlikku lähenemist ja võimaluste loomist selleks. Aga aitäh teile, daamid, oli ääretult meeldiv teiega vestelda ja uute kohtumisteni. Aitäh!